minu kallutatud pinna projekt. Oli selline juhus, et oli vaja freesida sellise detaili sisse, banaanikuulise detaili sisse. Keskele tuli freesida, et muud moodi ei mahtunud freesi alla, kui freesi tuli 30 kraadi niimoodi viltu panna. Aga see kohe tekitab probleemi, et sa pead ka vastava kämmi siis kirjutama, vastavad freesirajad, sest loomulikult siis frees peab niimoodi viltu sisse liikuma. Ja see, mida ta joonistab, see peab ka olema siuke kallutatud virtuaalne kujutis. Alustasin siis SolidWorksist, nagu mulle meeldib ikka SolidWorksiga asju teha. Siin on see minu kujutis. Selline ta välja nägi, mingid siuksed istmed ja ring. Siin on mul CNC pink lihtsalt nagu näitamiseks, et mis pidi ta siin asetseb. Y jookseb sinna poole, X jookseb siia sinu poole, et Z üles. Ja siit siis eksportisin selle kujutise DXF-ina välja, mis järgmine samm oli võtta lahti siuke programm nagu Galad ja siia importida ta sisse. See on siis 3-mõõtmeline DXF, suugi mitte 2-mõõtmeline nagu alguses paista, et on lihtsalt 2-mõõtmeline joonis, mis on kallutatud 3-mõõtmelises ruumis. Tema arvab jah, et ta freesib lihtsalt materjali tüki sisse seda niimoodi. Aga sellest pole midagi, et ma edasi nagu modisin seda asja G-koodis, et asi toimima mul hakkaks. Siin tuleb jah panna siis eksport, ISO G-kood numerical control. No, seda ma olen juba siin teinud. Nägi välja ta selline. Jep. Selline on siis see, mis see Galad teeb. Nii, siis sõidab ta siis kõrgele, 20 mm kõrgusele materjali kohale, sõidab positsioonile kiiresti, paneb kiiresti freesi materjali peale ja sõidab sisse. No, aga kui mul on frees niimoodi kallutatud, nagu seal pildi peal oli, siis see oleks nagu vale tegevus natukene. Mul oleks vaja, et samal ajal, kui ta Z-i alla liigutab, samal ajal liigutab ka Y-id taha. Tegin siin ühe joonise ka teile, näed. See on siis Z ja see on Y-telg. No joonis on mul siit otsast vaadates, see kriips on joonis. Kui te siit poolt teda vaataksite, siis te näeksite joonist nagu planaarselt. Nii, aga siis freesiga 30-kraadise nurga all tahtsin niimoodi sisse sõita siia. Ja nüüd muud ei olegi, kui mul on teada see virtuaalne punkt. Seda ma tean siis sellest, et siin see on mul juba siis moditud. Ma panen sellega kohe. Virtuaalne punkt, see punkt, on koordinaatidel X245, Y236 ja Z-4,7. Nii, minul on vaja, et ta mitte ei sõidaks siia otse sisse, vaid oleks alguses siin ja siis sõidaks vot niimoodi. Nüüd arvutan välja selle koordinaadi. No X loomulikult on siis sama, sest X jookseb sinu poole. Ja X-i suunas see jääb samaks. Nii, mis meil siin on? Muudetud siis X-i suunas jääb samaks, 2,45. Nii. Ja Y12,36, Z12,62. No see on arvutatud lihtsalt Pythagorase teoreemiga. See kaatet ja see kaatet välja arvutatud. Lihtsalt valisin ühe hüpotenuusi, mis oleks sobilik ohutuskaugus, ma võtsin 20 mm. Arvutasin kaatetid 30-kraadise nurga puhul. Ma vist ütlesin valesti, no mitte Pythagorase teoreem, no mis iganes, mina kasutasin triangle calculatorit. Terve keskkooli matemaatika mööda külgi maha jooksnud, paistab, et pean ka sükst asja kasutama, aga mis sellest? Y-kaatet tuli mul 10 täpselt kusjuures
ja see Z-kaadet tuli siin midagi 16 umbes. Kui sa -4,7 liidad 16 juurde saad, 12, midagi. Nii, siis selles kohas on ta siis selles punktis. Ja järgmine käsk käseb tal mööda seda hüpotenuusi alla liikuda aeglase etenihkega G01, etenihkega 3. Nii, nüüd teeb oma kallutatud joonist siin, näete, Z-id on ka mängus ilusti, kuni saab esimese joone lõpuni. No siin loomulikult siis tuleb samamoodi välja tõsta. Võtan jälle viimased koordinaadid, Y2,3, Z-4,67 ja liidan siia täpselt need samad, mis ma enne välja arvutasin kaadetiteks. Y tuli mul 10, Z mingisugunegi 16 umbes. Ja ütlen, et liigu niimoodi välja. Nii, järgmisele positsioonile. Ja jälle arvutan sama kolmnurga järgi uue sisseliikumiskäsu. G01, näete, see on sisseliikumiskäsk. See käsk siin on täiesti mõttetu, sest selle positsioonil ta juba on, see on mis ta ära. Nii, selliseid väljaliikumisi tuli mul selle väikse joonise peale. Mingi 10 tükki ei olnud kõige hullem arvutada. Nii, ja siit päris lõpus siis ei tohi ka meelest ära lasta, et lõpus tuleb ka välja liigutada ilusti selle kolmnurga järgi. Lõpus on mul lihtsalt programmi lõpetamiskäsk 99, rohkem ei viitsi kunagi panna siia. Nii, see oli siis kogu minu G-kood ja minu ambitsioonikas projekt kallutatud freesiga. Vägev!